Kui kõik vajalikud elemendid raamatusse lisatud, siis järgmine samm on raamatu avaldamine. Nii, selleks ma lähen siia ülesse File menüüsse ja siit ma võiksin siis kohe nüüd valida Publish. Ma seda praegu ei tee, sest ma näitan ka teile ka teisi eksportimise võimalusi. Nii, valin siit Export ja nüüd on mul siin võimalused, et kas ma nüüd valin nii, iBooks ja ekspordin ta sellise variandina, mida saab siis pärast iTunesi panna ja iBooksi äpi abil iPadis vaadata. Nii. Siit ma lihtsalt peaksin vajutama Next nuppu, aga kuna see võtab mõned minutid aega ja mul on see juba tehtud, siis ma seda praegu ei tee. Ma pärast seda demonstreerin. Nii. Teine variant on lihtsalt valida ja salvestada ta PDF variandina. Siit ma saan valida, missuguse kvaliteediga tulevad mul pildid. Näiteks valin siit, et kõige paremad tulevad. Nii, ja siis ma võin ka siia salasõna panna, et see dokument, see PDF dokument oleks mul kaitstud. Ja kui ma siit nüüd Next nuppu vajutaksin, siis tekib mulle PDF-fail. Nii, ja ma näitan korraks seda PDF-i. PDF-raamat. Kahjuks selles PDF-raamatus loomulikult puuduvad kõik need interaktiivsed elemendid. Siin ei videod, ei animatsioonidega, aga kui teha lihtsalt õpik, kus on tekst ja fotod ja nad ilusti kujundatud, siis see PDF-variant ajab ka asja ära. Nii, ja kõige viimane võimalus on võtta mul ja lihtsalt alla laadida ta tekstifailina. See tekstifail on siis selline fail, mida ma saan muuta, redigeerida, aga puudub iBooksile omane välimus. Nii, aga nüüd, kui ma nüüd tahan avaldada seda raamatut, siis ma kõigepealt valin siit Publish ning salvestan selle raamatu näiteks oma dokumentidesse või desktopile. See töö on mul juba tehtud, ma siit näitan, näete, siin on iBooks, on siin juba salvestatud. Nii, kui ma nüüd soovin seda avaldada tõesti laiemale publikule, siis järgmine asi, mis mina teen, ma lähen ja laen endale arvutisse alla sellise asja nagu iTunes Produceri. Ja minul on ta juba alla laetud ja siin ma pean siis hakkama looma uut pakki või paketti. Nii, valin selle. Valin, et ma teen uue raamatu. Next. Ja nüüd ma peaksin kõik need tärnidega täidetud alad ära täitma. Et mis tüüpi raamat see on. Kas ta on õpik või lihtsalt raamat. Siis paneme siia keele, pealkirja. Mina kui avaldaja olen siin juba kirjas. Ja niimoodi käima läbi kõik sammud. Siin valida kategooria, mis kategooriasse ta kuulub. Näiteks see kuulub nüüd siis haridusse. Nii, ja saan valida siis ka veel midagi täpsemat siit. Et näiteks on see keeleõppeks ja nii käin kõik need sammud läbi. Ma praegu ei hakka seda kõike tegema ja nüüd peame selle raamatu siia üles laadima. Valin ta siit. Nii, open. Ja nüüd see raamat läheb siia ülesse. Ja kui ma nüüd siia Nextiga siia lõppu jõuan, siis see raamat ei avaldata kohe mitte iTunesis, vaid kõigepealt ta läheb ülevaatusele ning kui raamat on piisavalt hea, siis ta ilmub varsti iTunesi raamatupoodi.